Igal kevadel, kui lumi sulab, tekib linna haljasaladel ja pargiteedel kole vaatepilt. Nii mõnigi teerada võib linnaelanike jaoks olla justkui miiniväli, sest mõned koeraomanikud ei ole enda lemmiku järelt talvel koristanud. Я живу, знаете, на Аянде, и там вот интересно, маленькие собачки, но сейчас уже, наверное, нет, сейчас начали смотреть, а большие собаки многие нет. Вот. Ну, мы такие прилежные, мы следим за собой. Kui vabas looduses nii väga võib-olla ei ole vaja, aga siin tänavapildis nagu korjan ikka, jah. Endal ei ole ka nagu hea astuda siin kuskile sisse, et kuigi siin nagu üldpildi vaadata, siis siin väga kõiki ikkagi korja. Laisemate koeraomanike tõttu on linnaosa valitsused sunnitud igal kevadel tellima täiendavat koristust. Et pidevast korrale kutsumisest ei ole erilist tolku olnud, on Kristiine linnaosa valitsus katsetamas nüüd uut meetodit, kuidas neid mitte nii eeskujulikke koeraomanikke vähegi distsiplineerida. Pidasime linnaosa elanikega nõu ja otsustasime, et kujundame sel aastal ühe uue originaalse sildi, mille peale kirjutasime, et aitäh, et hoolid. Selle sildi me kujundasime selleks, et tunnustada just tublisid koeraomanikke, kes koristavad oma lemmiklooma järel, ei viska seda, ei jäta seda väljaheidet haljasalale. Kristiinesse paigaldatakse neid silte kokku 10 tükki eri parkidesse ja tänavatele. Kevadel kerkib linnas ka mure lindudega. Inimesed kipuvad neid toitma teadmata, kuidas see linnule mõjub. Ka seda tuletatakse Kristiine elanikele nüüd meelde. Eriti halb on see, kui toidetakse linde saia, küpsise või muu rämpstoiduga, mis kahjustab nende tervist. Paneme üles samuti vastavad sildid linnaosa veekogude juurde, see on Lövenru parki ja Sõjakooli parki. Kuna kevadisel ajal hakkavad lindudel pojad tulema, on just praegu ka selliste siltide ülesseadmiseks viimane aeg.